Tere! Me siin ei tutvusta praegu kedagi sellepärast, et Stella vaatab, et jälle ei oleks seda portree ja landscape'i nalja, nagu meil eelmine kord oli. Üldse ei ole midagi või? Ei, nüüd on hästi. On hästi, jah? Okei. Tere esmaspäeva. Tavaliselt meil on see üritus küll teisipäeviti olnud, aga seekord läks nii nagu läks, sellepärast et meie kallis külaline paraku teisipäeval ei saanud tulla. Ma ei tea, millega ta siis tegeleb, aga täna on meil külas Olavi Ruhno sellisest ettevõttest nagu Wow Events. Tegevjuht, asutaja, projektijuht, koristaja, sekretär, kõik asjad ühes liikus. Oled see ühe mehe firma, mine koer või? Sa räägid nagu ettevõtja, et kohe tead, et siis kui prügikast on välja viimata, et siis keegi peab viima. Aga okei, hakkame siis kohe nagu lollide küsimuste peale. Ja siis on nagu, ma kujutan ette, et maailma kõige triviaalsem küsimus, et mis teeb üritusest hea ürituse? No sellel on niisugune, on lihtne vastus ja siis on niisugune pikk vastus. Teeks mingi keskmise vastuse. Et me võiks ju mõelda, et hea üritus on siis, kui meil on jõle kihvt bänd ja meil on kõht täis ja et see ongi hea üritus, aga mulle meeldib seda vaadata niimoodi, et tegelikult on teatud asjad, mis võivad selle hea ja mõnu ära rikkuda. Ehk siis hea ürituse põhi on see, et sul peavad olema 2, 3, 4, 5 asja paigas, enne kui see üldse heaks saab muutuda. Okay. Ehk siis näiteks, võtame selle tunde, et kui te lähete kuskile üritusele ja te ei jõua sinna kohale, te eksite ära, tee on nõme, te ei tea, te olete juba jõuate kohale, te olete juba selle peal närvis, siis täiesti primitiivne asi, aga üritus peab kergelt leitav olema. Okay. Selle vastu aitab see, et kui enne üritust kasutada sellist nagu filmimeetodit, panete silmad kinni, hakkate mõtlema, et nii siit lähen, nii kas ma teadsin, et siit tee otsast on vaja minna või kas ma leian selle ukse üles. Kõik niisugused pisiasjad teevad sellest. Lisaks kõigile meeldib teada, mis tulemus on. Korraldaja muidugi ei tahaks üldse mitte midagi teada anda, mis tuleb, kõik on üllatus, aga kui on tohutu suur saladus ja mitte mingitki viidet ei ole, siis see võib natuke sellist pettumust tekitada, et äkki ei tulegi üllatust. Seepärast natuke peaks nagu teadma. Siis lihtsad asjad. Tualettidega peab kõik korras olema. See, vaatake, see praegu tundub naljaks, on ju. Naerame siin ihiki ja ahaha, on ju, aga kui selle asja peale ei ole mõeldud ja see näeb kole välja või on ebamugav või ei ole leitav, siis kõik see muu lahe kaotab täiesti väärtuse. Lisaks pead nagu hambad ristis mingisugune 2 tundi nagu mõtlema ja vaadata, silmamunad lähevad juba vaikselt nagu kollaseks, et tahaks tegelikult ruttu vetsu minna, aga seal on ainult üks vets ja seal on mingi 2 kilomeetrine järts. Jah, et seda ei tohiks nagu olla. Siis see, et ürituse pikkusest sõltub, et kas istumisel on mõeldud või mitte. Sest täitsa uskumatu on see, et kui üritus hakkab peale ja ta lähete tavaliselt näiteks peosaali, mõtlete, et see on esimene asi kohe, kus mul see koht on, kus ma paneks oma tooli või pintsaku, et siis on nagu see koht on leitud, siis on see mure, seda muret ei ole. See on üks asi. Teine on see, et inimene jaksab seista maksimaalselt niisugune 3 tundi. Kuule, come on, selles mõttes, et lähed kuskile metallikontserdile, sul on mingi 4 bändi, kell 5 hakkab peale, kell 2 öösel lõpeb ära, hüppad ka, see ei ole 3 tundi. No võt jah, aga see on natukene teissugune, see tähendab seda, et kõik need asjad, mis sa seal tootad, ongi need, mis on nagu lahedad, eks ju. Okay. See seal ei otsi omale hetke, et kus kohas sa sööd või suhtled või see on natuke teistmoodi formaat. Lähed võtad oma üldsi ja purksi ja siis nagu hüppad edasi. Ehk siis jah, see peab olema mõeldud, et inimene jaksab istuda, ma räägin tegelikult, me korraldame äriklientidele üritusi. Ehk siis festival, see on natuke teistmoodi. Ei no, kui me käisime noorud põlves nende rock-kontsertitel, siis me istusime jäähallis maas lihtsalt nurgas ühel hetkel, kui see 2 bändi vahel oli see pool tundi, kui nad proovisid ja et sa ikkagi lõpuks istud. Ja loomulikult on hea üritus on söök-jook. Ehk siis see mõte käib selliselt, et inimesed tahavad leiba ja tsirkust. Ja kindlasti selles järjekorras, et kõht peab kõigepealt täis olema, muidu see tsirkus ei huvita kedagi. Okay. Ja see vist oli see pikk vastus. Et tegelikult, kui need on paigas, siis sealt edasi võime hakata vaatama, kus need aktsendid on, mida lisada. 2 asja siit nagu sellest pikast jutust, mis te rääkisid.
ma ei ole kunagi mõelnud tegelikult selle kõige esimese punkti peale, mis sa ütlesid. Ehk siis, et see peab olema nagu lihtsalt leitav. Sul peab ilmselgelt, tänapäeva kiires maailmas suurest tõenäosusega olema võimalik ka lihtsalt kuskile parkida. Et tegelikult ei mõtle nagu üldse selle peale, jah, tead, et kuskil on mingi üritus. Sa ei ole seal kohas käinud, siis paned endale kuskile navisse sisse, sa saad 3 korda ümber kvartali ja siis paned veel nagu 300 meetri kaugusele ja siis hakkad läbi nagu vihma ja tuisu minema, et see on nagu tõsiselt hea point. Ja see, et teiba ja tsirkust. Aga kui sa mõtled, ütleme, just niisugused ärikliendi üritusi, kus sul ei ole mingisugust 7-käigulist nagu fine diningu värki, vaid ongi nagu tikul põhileivad, eks ju, siis ma ei tea, igal ühel on mingi niisugune nagu saia kettakene, mille peale on nagu pandud üks kirstomat ja siis vaatad, et ma vist ei jõuagi sinna, kõik on nagu ära krahmanud endale taadliku peale 5 tükki, sellepärast see on nagu 5 ampsu. Et aga mismoodi sa see nagu planeerid, ma saan aru loomulikult, et hästi palju kogu selle planeerimise aluseks on nagu eelarve, eks ju, aga just nagu seda, et kui sul on planeeritud mingisugune asi sellesse üritusse toitlustuse näol või ehk siis selle nagu leiva näol, tsirkus tuleb pärast, siis kuidas sa nagu seda planeerid sünnipäeva pealt, siis on see, et võtad endale Selverist arvestusega, ma ei tea, 500 grammi salatit per nupp ja siis igaühele veel mingisugust nagu muud kraami sinna juurde ja ongi see, et aga kuidas sa seal seda mõtled? Tegelikult selle ürituse toitlustuse planeerimine käib samamoodi. Esimene mõõtühik ongi grammid. Okay. Ja kui catering ütleb, et aga ma ei tea, me ei arvuta gramme, meil pole keegi kunagi nälga jäänud, siis vahetage cateringi. Selles mõttes, et peab saama arvutada. Et kui on 5-tunnine üritus, siis siukene 900 grammi, isegi kilo on selline, mis peab nendest kõikide ridade pealt kokku tulema koos magusaga. Et kui seal on juba 800 grammi või hakkab vähem minema, siis seal on oht, et inimesed jäävad nälga. Ja näljane inimene ei ole rahul. Või läheb varem minema või siis me loemegi nagu, mis iganes siin popide üritustel on olnud pilte kroonikas, et näed, pärast käisid McDonaldsist ka läbi, et minu arust see ei ole nagu positiivne reklaam, et need tikuvõilevad võisid jõle lahedad olla ja tõsine maitse elamus, aga midagi peab ka seda massi tekitama. Okay. See kõht täis püsib, ikka grammid. Selge, põhimõtteliselt lihtne koht, saaks hästi ligi ja normaalselt süüa ja siis nagu vinge tsirkus. Okei, meil on olnud siin nüüd mingi 2,5 aastat kõik loomuliku nagu koroonakraami. Ja siis ütleme kogu see selline nagu kokkusaamisürituse loogika kukkus kõik kokku. Alguses ei tehtud vist midagi, siis tegelikult liikus päris palju nagu selle virtuaalse peale. Kui palju praegu, kui enam ei ole seda, et iga hommiku Delfi või Postimehe teed lahti netis, esimene asi on kõigepealt suured nagu koroonanumbrid ja siis tuleb kõik muu asi, et nüüd on seal mingid muud halvad asjad, aga mismoodi praegu on, et kas ütleme siis, kui kõik piirangud maha võeti, sai kuskil nagu kohas jälle rohkem kui nagu 30 inimest tohtis olla vähem kui 300 ruutmeetri peal. Kas siis tuli nagu mingisugune selline, et vau, ja nüüd paneme kõik nagu hullud täiega ja kõik hakkasid mingid üritusi tegema, enam need kohti, kus üritust teha? Ja tuli küll jah, et eelmine suvi oli hästi aktiivne ja see suvi oli samamoodi, ehk siis inimestel see kokkusaamise nälg või selline üritusel kokkusaamise nälg on ikkagi väga suur ja see tundub, et sellel on reaalne vajadus ja sellepärast kuidagi püütakse seda järgi teha või kes vähegi saab ja suudab see üritusi praegu korraldada. Okay. Aga seda ei ole küll niimoodi, et mis iganes kohta ja programmi võimalik saada on, et inimesed õnneks ikkagi nagu hindavad kvaliteeti, aga tehakse palju praegu, jah. Aga kui palju siis on jäänud, ütleme sellest ajast, siis oli nagu mingi digivärk või siis tehti mingi hästi väike rahvas hästi suurel pinnal laiali ja pandi sinna see digipool nagu juurde.
et kas ütleme, see hübriid on tulnud selleks, et jääda või ta oli lihtsalt vahepeal mingisugune ilgelt hype värk, mul on 500 venda nagu üle Zoomi seal teisel pool ja mul on siinpool mingisugune 30 kutti või ma ei tea, 20 esinejat või siin on 20 esinejat ja 100 nagu pealtvaatajat, aga tegelikult mul on veel mingisugune paarsada matsi nagu üle mingisuguse nagu digikanali, et kas see hübriidi värk on nagu jäänud või ta oli tegelikult ainult siis, et siis teeme kõik üritused olidki nagu see, tehti mingit stuudiot ja green screen'i tohutu kuramuse CGI nagu hüppas taga või kuidas see nagu praegu on? No see hübriidasi ju tegelikult ei ole mingisugune väga uus asi, et me ju tegime neid vähesel määral ka mingisugune 15-20 aastat tagasi, siis küll jutt käis suhteliselt konverentsi ülekannetest. Et kas konverentsi kanname üle või ei kanna, et lisaks nendele, kes ei saanud tulla, aga mina arvan, et ta on tulnud selleks, et jääda. Sellepärast täna me näeme sellist trendi, et hübriidüritusi ei tehta mitte sellepärast, et on mingisugune viiruse või mingi muu mure, vaid mure on selles, et inimesed taha enam kontorisse tulla. Okay. Et nad ongi osa rahvast, kes ei tahagi saada kokku. Ja lisaks on muidugi see, et ettevõtted, kes on üle maailma või kas või üle Eesti laiali, nad on leidnud, et see on päris mõnus variant ikkagi kaasata väga paljusid. No jah, sul ei ole nagu seda, et ma ei tea, peakontor on Tallinnas, siis on mingi Tartu, Pärnu, Võru, Valga, siis sa pead mõtlema seda, et kas kõik vandid tulevad nagu oma autodega või siis on mingid bussidor kunnima ja selle peale läheb jälle ka mingisugune nagu aeg ja märksa lihtsam on ju nagu need vennad kaasata kõik mingisugusel virtuaalsel moel sinna ägedale üritusele ja... No, aga ta tegelikult ei ole ju nii äge võrreldes kontaktse üritusega, et see kontaktsega üritusel saadav emotsioon on ikkagi hoopis teistsugune. Lisaks, kui me mõtleme, et see hübriidüritus nüüd on meie selline päästerõngas, mis päästab kõik, et teeme sellise hübriidkonverentsi ja kõik ongi väga hästi tehtud, siis hübriidkonverentsil on asjad, mida tegelikult ei saa teha hästi. Näiteks küsimuste küsimine. Et kui me teeme tavalise konverentsi ja... Tõsta seal Zoomis nüüd kätt. Ma ei näinud, kurat, seal on mul ekraani peal mingi 400 selli, kes see kätt tõstis. Niimoodi. Aga see on tehniline osa, aga tegelikult ei saa konverentsil lasta otse küsida. Okei, see läheb läbuks. Just, et sest kui sa mõtled, et ma istun kodus, see on jõle tähtis konverents küll, aga ma istun kodus niimoodi kohvitass ja siis kass nurrub süles ja siis ma saan võimaluse küsida, siis ma hakkan seal filosofeerima. Või siis tõusen nagu laua tagant püsti ja püksed ei ole jalas. Just, et see tegelikult muutub sellise kanalist terroriseerimiseks, sul ei ole seda rahva üldpinget, mis sul on konverentsil. Sa küsid oma küsimuse, annad mikrofoni ära ja lisaks selle online'is olevate inimestel mute'i peale panemine on nagu selline mingi tohutu õiguste rikkumine. Et kui see konverentsil tuleb moderaator juurde ja aitäh, võtame heli maha ja võtame mikrofoni ära, saab seda viisakalt teha. Aga kui inimene küsib üle veebi küsimust, siis sa ei saa talle öelda, et küll aitäh ja siis tõmbame. Sellega ei ole inimesed harjunud. See tekitab pigem sellist, et see on keeruline. Mul oli siin küsimus, aga tegelikult sa päris palju juba vastasid ära, oli see küsimus, et kuidas siis teha nagu vinget hübriidüritus. Ilmselt on, kui sul teise, nagu ütleme selle, mingisugune tavalise siukse, mis iganes leib, tsirkus, mingi ametlik osa, bla bla bla, siis siin on nagu hästi palju, ütleme, selles mõttes siukest nagu loogika ja logistika ja kõige nagu selle mõtlemist või planeerimist, siis mingi hübriid asjal on, ma kujutan ette, et kõige suurem peavalu on tehnika või ei ole või? On ikka jah, see tehnika peab olema korralikult läbi testitud ja tehnikapartner peab olema seda formaati varem teinud. Sellepärast, et seal on igasuguseid põnevaid üllatusi võib tulla. Ja kui tundub, et ma alguses mõtlesin ka, et me teeme hübriidüritused, meil on mõned inimesed seal kohapeal vaatamas, aga enamus on kodudes, et
et võtame siis, paneme bändi sinna neile, et nad saavad kodus ka kuulata ja vaadata ja siis alguses tekkis paljudel tunne, et aga miks me seda YouTube'is teeme lasta, et mis on nagu vahet on. Aga tegelikult vaatajate jaoks on päris suur vahe, kas see bänd on nende jaoks tulnud sinna ja tervitab neid ja tegevjuht annab mikrofoni üle ja selline on siuke isiklik täits, see on hoopis teine asi. Okay. Ei ole see, et me laseme, et nüüd tuleb tantsupaus, et me laseme YouTube'ist paar Quickstardi videot teile, et see. Joo normaalne. Ei ole marvalt ja siis vaatad telefoniga näitad veel YouTube'i, mitte nagu ei ole mingi veel tehniline lahendus, vaid siis võtad. Ma ei tea, kus üritustel sa käinud oled küll, aga see on mingi teistel üritustel. Odavad üritused. Okei. Ma vahetan tegelikult küsimuste järjekorda. Kui oletame nii, et me ütleme nüüd seda, et me tahaks nagu mingit ägedat üritust saada. No ma ei tea, mingit tohutu vinged pärki. Wow. Tuld purskavad lohed, autod hüppavad, mis iganes. Kui palju see nagu mõttest teostuseni peaks tegelikult nagu aega planeerima? Ma saan aru, et kindlasti on nagu selliseid kliente ka, kes tulevad nagu jõu, tere Olavi, kuule, tead, mul siin see värk, et tuli ilgelt hea mõte, et mingi 2 nädala pärast mingi hullu asja, et siis sa ütled tavaliselt, et noh, ma ei tea, me võime nagu aasta ja 2 nädala pärast seda hullu asja teha, aga et 2 nädala pärast me ei tee seda hullu asja, võib ka ütled, et noh, tegelikult on rävenad pappi vaja, mis teeme ära, kurat, ma panen 24/7 kõikide meeskonna liikmetega. No okei, seal on kõik võimalikud nagu need ka just, et kus sa seda teed, mis tehnilist sulle abi vaja on, mis, ma ei tea, bändi, kuidas cateringil aega on, aga noh, ütleme, mis oleks selline nagu optimaalne, noh, ärme räägi mingisugust tohutut globaalset nagu üritust, kus on sul, sa võid kokku aja mingid esinejad ja ma ei tea, 1000 inimest tuleb kuskile saali ja aga noh, mingisugune keskpärane, kas niisugune B2B üritus, ma ei tea, koostööpartneritele või mingi, ma ei tea, ettevõtte 10. aastapäev, et kaua ma peaks tegelikult ette mõtlema selle peale, et ta nagu väga peatult saaks kõik nagu ära planeerida, kõik nagu asjad ära bookida, asjad ära testida, kui sa tahad veel mingit naljakat tehnilist asja seal juures nagu teha, et mis see nagu optimaalne aeg on. No ma saan aru, et jõuluüritust hakkad nagu mingi kevadel või kohe pärast eelmist jõulu tegema, aga noh, sest see on nagu siuke hooajaline kraam, aga kui me jätame selle hooajalise kraami nagu välja, suvepäevad ja jõuluüritused jätame välja, aga räägime mingisugusest just sellistest nagu ärilt ärile üritustel, et noh, või ma ei tea, mingi uue asja lansseerimine või mis iganes asi, et noh, mis see nagu timetable peaks olema? Tegelikult iseenesest ega see ei olegi korraldaja taga see aeg. Kui sa tahaksid järgmiseks nädala lõpuks mingit asja teha, tahaks hästi teha, pole probleemi. Me vaatame üle, mis on saadaval nendest, mis sa tahad ja kui me ei suuda, et me oleme muude projektidega hõivatud, siis me ütleme otse, et me tegelikult ei hakka, noh, üle nurkade ei saa teha, siis ei ole pärast keegi rahul. Aga tegelikult see aeg tuleb hoopis sellest, et kui sina tahad business to business üritust teha näiteks 3 kuu pärast, siis mina küsin, et kas see kuupäev on sul kindel, kas sa tead, et sa saad oma inimesed kohale sinna. Okay. Tegelikult tuleb kohale kutsumisest tuleb, sest kui sa 2 nädala pärast saad teha või tahad teha, siis kui sa ütled, et mul ei ole probleemi, ma saadan, mul on nii kvaliteetne list, ma saadan ainult kutse laia, nad tulevad igal juhul. Teeme 2 nädala pärast. Aga kui sa pead hakkama juhtide kalendritega kooskõlastama, sa pead üle vaatama, et ega sellel ajal ei ole selle valdkonna messi kuskil Saksamaal või kus iganes, et need inimesed oleks nagu olemas, siis see on see, mis paneb piirid, aga muidu on mõistlik niimoodi, noh, 3-4 kuud on niukene, siis saab rahulikult. Okay. Täna meil on kliente, kes on pannud järgmise aasta novembriks näiteks, on leping all juba teatud asjadeks üsna mitu kuud, aga seal käib ka jutt, ütleme 500 inimese üritusest või sellistest, kus mahud on, kus valikuid on vähe. No jah, selles mõttes, et eks kui me räägime kohtadest, siis sealt hakkab kuskilt hetkelt on nagu see, et noh, sul on, ma ei tea, Saku Suurhall on nagu ainukene optsioon, kus seda teha, eks ju. Või siis näitused, kui sa tõesti suuri kohti, jah. Okay. Aga siis on küsimus, et kas see näitus on see, kus sa tahad teha seda. Kui see on jäänud ainukeseks valikuks, siis võib-olla peab aega oleks mõistlik kaugemale tõsta, et valikuid tuleb juurde,
nüüd tegelikult sa korra nagu mainisid, mul nagu selline viimane küsimus või ütleme viimane küsimuse plokk. Stella, kaua me rääkinud oleme, mul ei ole kella laua peal. 2 minutit. Okei. Kutsed, ürituse promo, kui vanasti tehti, ma ei tea, plakateid ja telet ja mida iganes, et praegu on täpselt see, mis sa ütlesid, et sul on nagu olemas koostööpartnerid või nende, keda sa tahad kutsuda list, sa saadad meile mingi meili, tulge sinna kohale, bla, 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 bla. Kui palju tänapäeval paberkutseid tehakse? Tehakse, aga vähe aga paberkutseid tehakse võib-olla näiteks vippidele või siis kui soov on kuidagi eriti isiklikult läheneda. Okay, see postitus on selline, ta on natukene umbisikuline. Noh, kuigi sa saad tegelikult seda väga hullult nagu personaliseerida. Aga seda sa ei saa võtta ja minna näidata naabrile, et vaata, kus mind kutsuti. Kuldne. Just, mis iganes. Keegi meie klientidest saatis meie ühele töötajale väga ägeda asja. See on ilutoodete teema ja see oli peegel. See nagu kosmeetikapeegel, puudripeegel, teed selle lahti ja siis see kusjuures on meil niimoodi ka kirjutatud, et see tagurpidi kirjutatud, et sa peeglist loed seda ürituse asja. No, see on kindlasti täpselt selline asi, et selle endal nagu pakiautomaadist nagu võtad, et vaatad, on nagu hullult vaeva neid sinna üritusele, ma olen jumala kindel. Ehk siis kasutatakse siiamaani seda tavalist, klassikalist otsepostitust, aga ütleme siis mingisuguste über fancy'de asjade puhul, kui sa tahad, et see ütleme avamisprotsent, kuigi seal sa seda avamisprotsenti kuskilt nagu kätte, aga noh, teoreetiliselt siis see avamisprotsent oleks tegelikult kuskil seal nagu 100 lähedal. Noh, pluss siis nagu see sama teema, et see meilitsi. Noh, meie teeme ka päris palju üritusi, noh, meil on kõik muidugi selles mõttes nad siuksed webinaride baasil, aga kui palju nagu mõeldakse ka nagu seda, et okei, ma saadan täna selle kutse nagu ära, noh, oletame, et võtame selle sama teema, mis me sinuga arutasime, noh, mingi 3 kuud näiteks, eks ju, mul on siin see paigas, ma saadan, ma ei tea, 2 kuud nagu mingi eelinfi ära, kui palju nagu sina ürituse korraldajana ütleksid, meie siin mõtleme võib-olla mingisugust, ma ei tea, meiliturunduse seisukoha pealt oma mingeid mõtteid, aga kui palju sina ürituse korraldajana ütleksid seda, et kui palju ma peaksin tegelikult siin vahel meelde tuletama ja millal oleks hea saata see viimane meeldetuletus, et kuule, nüüd on märk, kui mul on, ütleme, tõepoolest nagu 2-kuune nagu vahe sellest hetkest, kui ma saadan nagu esimese info välja. Nüüd esitasin kindlasti niisuguse küsimuse, mille peale sa ei oska vastata. Ära kujuta ette. Et tegelikult esimene info tuleb välja saata kohe, kui on kindel, et sel kuupäeval üritus toimub. See on nagu save the date. Seal on ainult 2 rida. Et olete oodatud sellel kuupäeval meie üritusele, palun märkige see oma kalendrisse. Okay. Ja lisainfo tuleb, saadame täpsustava hiljem. See garanteerib selle, et keegi ei planeeri omale puhkust, messikülastust, mida iganes, et kõik inimesed oleks olemas. Okei, ehk siis sa põhimõtteliselt teed selle liigutuse, et välistad, et need vennad nagu paneksid, noh, hakkad muidu siin vägevalt üritust planeerima küll ja siis saad 2 nädalat ennem selle nagu kutse välja ja siis tuleb välja, et opa, mingi 2/3 vendasid on kõik kuskile nagu Taisse puhkama läinud, sellepärast, et nagu meil on ilgelt vilet silm ja seal on hiiglama mõnus. Okei, see on nagu ülihea point. Siis viimane hetk, kus saab inimeste registreerumist tegelikult üldse sundida peale, on see, mis catering ütleb. Kui catering ütleb, et ta tahab 2 nädalat ennem saada viimast osalejate arvu, ta ei jõua toitlustusega valmis muidu, siis see on see deadline. Ta võib selline 5% kõigutada ühele poole, teisele poole, aga seda ütleb catering. See tähendab seda, et kuni mis 2 nädala ja ütleme, et kui see kuu
kutse läheb välja paks. Kui te nüüd kuulete mingi tohutut mürinat, siis keegi üritab meil läbi seina nagu mingi aparaadide sisse tulla. Ilmselt ta ei ole meie teemade valikuga rahul. Okei, ja kusjuures selle peale ma ei tulnud nagu üldse tegelikult, et sa pead ju paika saama mingisugused asjad. Ehk siis täpselt see sama nagu toitlustamise teema. Ehk siis kui sul on toitlustamisega üritus, noh ilmselt 2 nädalat on ju see, kui sa veel nagu, noh, keegi valmista ju 2 nädalat, ma teen 2 nädalat varem kartulisalati valmis, siis ma ei arva, et keegi seda väga nagu süüa tahaks. Aga see on see, et aga catering teevad suurtes mahtudes süüa, nad tellivad asju ette. Okei. Nad ei hakka kartulisalateid sulle 2 nädalat varem tellima, aga nad teevad teatud asjade tellimused varem ära, et need selleks hetkeks teile tuleksid. Nii et sealt see 2 nädalat on kuskil niisugune piir. Okay. Sealt edasi, kui mõelda, et mida siis veel peaks saatma, siis selle nädala, kui üritus toimub, 2-3 päeva enne õudselt viisakas on saata mingisugune selline kiri, mis maandaks seda esimest asja, millest me rääkisime, et inimesed oskaks tulla. Ehk siis juhend või et meenutada, et kuidas ma nagu kohale pääsen? Just meenutada, te olete meil registreeritute nimekirjas, siis saadame natuke vihjeid, et kuidas te paremini kohale jõuate, kõik selline. See meenutab, et keegi oleks, ups. Okei, väga hea, ehk siis esimene kutse, mis iganes, kuidas sa seda teed füüsiliselt, mitte füüsiliselt, meili teel, kohe niipea, kui asi on paigas, siis vahepeal võib nagu veel midagi öelda. Me tavaliselt soovitame, et kuskil õige kutse võiks välja minna 2 kuud enne. See muidu jääb liiga kaugele ja inimestel ei teki veel 2 kuu kaugele. Aga kas see 2 kuud ei ole ka juba liiga kauge? Kuule, ma saan nagu mingi 3. märtsil ja siis mul tuleb, okei, siin tulevad need teised, ehk siis oletame, et üritus on 4 kuu kaugusel. Kõigepealt saadame selle, et jõu, pane nagu kirja ära, mine reisile. Siis 2 kuud enne üritus saadad nagu mingi pika jutu. Aga kas ma võin siin vahepeal ja siis saadad nagu, ma ei tea, 3 nädalat ennem seda, et kuulge vennad, nüüd on teil nagu viimane aeg saata oma nagu jah või ei, muidu süüa ei saa. Või noh, tegelikult, et noh, ärge tulge üldse, sest nagu nii süüa ei saa siis. Jah, siis nii ei saa süüa. Ja siis 2-3 päeva ennem saadad selle, et okei, peame, tähendab, tuletame sulle meelde, et me ikkagi tegime sulle süüa. Ja siis sul on nagu koht ka, kus sa istud, et sa ei pea oma nagu matkatooli kaasa võtma. Ja väga hea oleks sinna juurde panna siis, ma ei tea, noh, tegelikult võib-olla tõesti kaart või mingisugune nagu lahendus see, et kuidas sa selle koha nagu õieti üles leiaksid, mitte niimoodi, et noh, planeerid küll, et hakkan nagu minema mingisugune, ma ei tea, pool tundi enne ühest Tallinna otsast teise, siis tuleb välja see, et sul on vahepeal mingisugused ummikud, ma ei ole siit kaudu nagu mingi 3 nädalat nagu sõitnud, siin on mingi tohutu kuramuse nagu ümber sõit tehtud ja siis sa jõuad nagu mingi pool tundi pärast seda, kui üritus hakkab nagu kohale ja siis tuleb välja, et kõik on ära söödud juba. No, siis on ikka süüa. Kui tahaks hoida seda kontakti, siis selle 2 kuu ja 2 nädala vahele võid panna mingisuguseid asju, et noh, nüüd me ütleme, et bänd on meil selline või selliseid nagu natuke vihjeid, et sihukest. Ühesõnaga, noh, sa ei pea ilmselt selles päris kutses ju siis ka võib-olla nagu kõike kohe välja nagu käima. Ma ei tea, punkt, noh, see kell see, siis hakkab see, siis tuleb David Copperfield kohale, pärast seda on nagu mingi aeg, siis hakkab Metallica mängima. Et siis noh, võid ju nagu teha, et meil on mingisugune selline kava, mis kestab nii palju ja ütelda siis välja, aga täpselt infot me nagu tutvustame teile, ma ei tea, siin mingisuguse ajavahemiku sees, noh ja siis saadad, ma ei tea, 2 nädala pärast saadad seda, et on Copperfield ja siis 2 nädala pärast ütled, et on Metallica ja siis ütled, et ma ei tea, Gordon Ramsay tuleb teeb nagu süüa. Aga muidugi selle kutse teksti või kutse koostamine, see on selles mõttes natuke nagu teadus oma, et see on tegelikult üritusreklaam. Ja sa ei taha öelda kõike välja, sest muidu hakkavad inimesed analüüsima, et seda bändi ma olen näinud, seda üllatusesinejat ma olen kuulnud, aga ma ei viitsi. Samas ei saa tegelikult ka jätta nagu midagi ütlemata, sest muidu loed teksti, vaatad, et ei saa üldse, mis sa aru, mis seal sünnib. Meil ongi nagu see, et on üritus kella 2 kella 8 õhtul ja siis on kirjutatud, kogu üritus on üks suur üllatus. Noh, iseenesest päris põnev. Ei ole kunagi teinud nii või? Vaatad, palju nagu rahvast kokku tuleb.
Klientide raha peal me ei hakka katsetama. Okay. Meil on see, me ei katseta. Et aga näiteks päris oluline, et inimesed tuleksid kohale ja kutses on see vaja ära märkida ikkagi, et mis on dress code. Seda hirmu, et ma saan naerualuseks, kuna ma olen valesti riides või ma ei tea, kuidas see on nagu nii levinud asi, et kui inimesed ei saa kogu pilti sellest, mis on kitsaskohad, millest nad võivad naerualuseks jääda, siis inimesed ei tule. Stiilipidudega on see hästi oluline. Et seal on vaja hästi selgelt, kui sul on stiilipidu, siis peavad kas või olema pildid juures, mida selle stiiliga mõeldakse. Tohutu peen nagu värk. Kutse saatmine on, see kujundamine ja sisu koostamine on tegelikult hästi siukene. Okei, ma mõtlesin see, et saadad oma Outlookist mingi meili ja välja, et jõud, kuule, siis on mingi üritus, panen talle alkohol on tasuta. Jah, algse on palju tasuta. Sellest ei viisa. Kas sul on mingeid küsimusi ka või? Aga te olete juba vastanud. Olen kõik ära vastanud või? Okei. Me olen päris head siis. Aga kui teil rohkem küsimusi ei ole, siis tegelikult ma arvan, et me saime kõik nagu need küsimustele vastused ja tegelikult mina sain näiteks siit hästi palju seda uut infi, mismoodi Olavi küll rääkis rohkem seda füüsilise ürituse koha pealt, aga teistpidi, kui me räägime kõikvõimalikest seminaridest, webinaridest, mida iganes te seal teisel pool ekraani nagu korraldate, siis kas te tegelikult mõtlete kutsete saatmise puhul kogu selle loogika niimoodi läbi või te teete nagu lihtsalt mingi kutse, saadate ära ja mõtlete, et nii ongi. Sest ausalt öeldes, okei, meil toitlustamist ei ole, aga ma ei ole kunagi nagu päris täpselt seda niimoodi läbi mõelnud, et ma võib-olla teeks alguses mingisuguse diiseri, siis ma teeks mingi natukene rohkem, siis ma saaks ükshaaval nagu tutvustada kõiki tüüpe ja siis ma saaks, ma ütlen nagu nii tegelikult veel üks päev enne ja siis veel nagu tund aega enne seda on mul ka automaatikas jookseb see välja. Aga tegelikult saab hästi palju mõelda selle peale, kuidas seda asja huvitavalt välja öelda. Järgmine kord teeme nihukese webinari, et paneme lihtsalt hallid ruudud ja siis kirjutame tundmatu esineja, vaatame palju rahvast kokku tuleb. Ilmselt mitte ühtegi. Me ei tea midagi. Aga suur tänu, Olavi. Aitäh. Ja kui teil on küsimusi, siis Facebookis Olavi Ruhno või Vau Events ja mulle võib alati kirjutada Tanel ja Smiley ja Meelisõnu. Tšau. Tšau.